Okupatsioonide muuseumi direktor Heiki Ahonen ütles Aktuaalsele kaamerale, et Tallinna südalinnas seisvast skulptor Enn Roosi loodud langetatud peaga sõduri pronkskujust on saanud võõrriigi poliitilise manipulatsiooni vahend ja see tuleks teisaldada. Ahoneni sõnul tehtaks sellega ära eelmiste valitsuste tegemata jätmine. Kunstiteosena on Enn Roosi skulptuur väärtuslik ja selle sulatusahju saatmine oleks väär. Ajaloolane Lauri Vahtre liigitab pronksmehe aktiivselt toimivate monumentide hulka, mille teisaldamisel tuleb jälgida, et ka tühjast platsist ei kujuneks uus, aga samatähenduslik sümbol. On surnud monumente, mille põhjust ja tähendust keegi ei mäleta, ja on elus monumente, mis on aktiivselt kasutuses, mis propageerivad midagi, mälestavad midagi ja antud kujul hoolimata autorite tahtest see mälestusmärk meie riigi pealinna südames sümboliseerib türannia, vägivalla võitu. Ja sellisena pehmelt öeldes ei ole ta omal kohal. Uus väärikas pronksmehe asukoht oleks kalmistu, sest pronksmehe sõnum on lein. Tuleb tagada, et need palverännakud iga-aastased ei jätkuks seal surnuaial, sest kui ta panna kuskile Eesti korpuse meeste haudade juurde, siis ma ei ole sugugi kindel, kas need langenud ja nende omaksed väga tahavad näha seda seltskonda, kes 9. mail siiani Tõnismäel on käinud, et ta nüüd hakkaks nende haudade peal käima ja viina jooma ja karmoškat mängima. Kindlasti ei sobi Nõukogude võimu poolt omal ajal rüüstatud ja hävitatud kaitseväe kalmistu. Nõukogude sõdurite hauad on vähemalt Tallinnas, aga enamasti eri surnuaedades laiali. Õige otsus pronkssõduri saatuse üle jäi õigel ajal, siis kui ta polnud veel poliitilise manipulatsiooni tööriist tegemata. Lauri Vahtre sõnul ei ole sellist valitsust ega linnavolikogu olnud, kus oleks kuju teisaldamise pooldajad olnud ülekaalus. Kõige ilusam ja kõige sümpaatsem lahend oleks lahend, mida aktsepteeriks vist kogu maailm. Kui punaveteranid ütleksid ise, me võtame selle pronkssõduri ja viime ta mujale. Paneme ta kuskile oma asupaika. Päevil, kui maailm tähistas 61 aasta möödumist eelmise sajandi rängimast inimsuse vastasest kuritööst, teisest maailmasõjast, lehvitati Tallinna südames kommunistlikku ideoloogiat kandvaid lippe ja üritati mõnitada Eesti lippu. Paraku ei riik ega linn ei taha kuidagi seisukohti võtta. Tuleb luua mingisugune konsolideerumisgrupp ja tuleb leida ka venelastele mingisugune koht, kus nad saaksid oma identiteeti mõnevõrra mõistlikumal moel väljendada. Rahva seas levib mõte paigaldada pronkssõdur okupatsioonide muuseumi õuele pole ei ruumiliselt ega arhitektuuriliselt teostatav, küll ei sobida oma praegusesse asukohta, ütles muuseumi direktor Heiki Ahonen.